Cars to fix, bills to pay, rooms to clean, meals to make. What a life that we've designed. I'll do it a million times with you and never get tired. You're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. Over and over again. Life is a journey as long as you're with me. Small little moments I'll never let go of. Life moves too fast, but I live for the slowness. You're my reason. Piece of heaven. You're my piece of heaven on earth. Oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. I can't wait to do this with you. Over and over and over again. Over and over again. Tere ilusat hommikut, kätteni jõudnud laupäev ja mul on tunne, et lõpuks on Eesti suvi kohale jõudnud, sest kell on 8:30 hommikul ja terrassil on jumala mõnus ja sossu. Ma mõtlesin, et ma võtan täna teid endaga kaasa ja ma eelmine kord vlogis mainisin, et ma vastan siis küsimustele ja keegi teist oli nii armas ja ütles, et ma võiks rääkida natukene rohkem emadusest. Ja ma mõtlesin, et ma vastangi selle vlogi käigus siis hoopis küsimustele, mis puudutavad emadust. Ma ei ole väga seda teemat käsitlenud lihtsalt sellepärast, et ma olen esmakordne ema. Mul ei ole mingit know-how'd otseselt jagada, on ju. Ma annan endast iga päev parima. Loen võimalikult palju, käin koolitustel, jälgin emasid, keda ma ise väga austan. Et kuidas nemad mingid olukordi lahendavad, kuidas nad minu lapsega käituvad, et sealt võtta šnitti ja ma tõepoolest tahaks arvata, et me kõik emadena mõistame, et see on üks maailma kõige raskemaid töid ja me kõik anname endast parima. Aga mul on jäänud tunne internetis, et on väga palju emasid, kes lihtsalt tahavad teistele ära panna ja kurjalt öelda ja sellepärast ma ei ole otseselt puudutanud seda valdkonda või teemat, aga mulle endale esmakordse emana on see nii kasulik jälgida teisi, et kuidas nemad teevad, mida nemad teevad, saada natukene inspiratsiooni, tunda kas või seda, et ma ei olegi ainus või meie laps ei olegi ainus. Seega ma võtan julguse kokku ja räägin täna siis ikkagi sellel teemal ka, et mul muidu on väga paks nahk, aga tõepoolest see on üks valdkond, kus ma olen õrnuke ja ärge saage valesti aru, mul ei ole midagi selle vastu, kui keegi annab konstruktiivset tagasisidet või nõuandeid, see on kõik alati väga teretulnud, aga just see nii-öelda ärapanemine ja teravalt ja valusalt ütlemine, et jah, ma loodan, et meil siin on siuke tore kogukond, et seda ette ei tule, aga mis seal ikka, proovime, vaatame, kuidas läheb, et täna ka alustasime hommikut, pisikene sõi pannakaid hommikusöögiks, banaani ja muna pannkooke ja siis vaarikaid ja mustikaid, kuna on ikkagi nädalavahetus. Ja üks küsimus tegelikult tuligi selle kohta, et kas Selli on rinnalaps ning jah, mu nii-öelda alguse aja töö kandis vilja ja ta on ilusasti siiamaani rinnalaps. Mu unistus oli, et kuni ta aastaseks saab, nii kaua ta rinda saab. Hetkel me oleme siis kohe kohale jõudmas sinna unistusse ja sealt edasi ma siis vaatan lihtsalt tema pealt, et mida ta otsustab ja kuidas ta otsustab, sest Luti täitis, sai vist
11-kuuseks, ei 10-kuuseks sai, siis jättis luti päeva pealt ära, et nagu lihtsalt rohkem ei tahtnud lutti, et kui me talle selle andsime, siis meile visati see sama kiiresti tagasi. Et ma kahtlustan, et meil on Rinnaga sama lugu, aga jah, et ühesõnaga praegu ta on veel rinnalaps, mis ei tähenda seda, et talle ei meeldiks päristoit. Ta fännab täiega päristoitu ja ta käib minu arust kogu aeg ringi ehk et kuna ta on ka väga aktiivne laps, siis tal on kogu aeg kõht tühi, nii et ta sööb väga palju päristoitu, sööb väga palju rinde ja ma täiega naudin seda. Ma täiega naudin seda aega, mul on nii hea meel, et ma push isin ja et Eli lõpuks oli nõus saama rinnalapseks, sest see kogemus on olnud lihtsalt mega. Aga nüüd ongi vaja siis ta puhtaks pesta, riidesse panna ja täna on meil siis eesmärk minna poodidesse. Mul on vaja üheks sünnipäevaks kingitused osta, Peikal on vaja üheks pildistamiseks heledaid riideid, nii et hakkame otsast toimetama. Woke up to the smell of a roses dress laid out in white. Wondering if you're getting ready. Wondering if you've got butterflies. Everyone seems so excited. Mama's already cried. No need to rush a thing, we're just beginning. We got nothing but time. 'Cause every day with you is the best day of my life. That tux is looking good and this wedding ring is nice. If I could be honest, forever's looking bright. Every day with you is the next best day of my life. It's the next best day of my life. Üks küsimus oli, et kuidas me oma autosõite planeerime, sellepärast et Elile ei meeldi väga paigal püsida, seega turvahäll ei ole kõige lemmikum koht. Kui ta pisike oli, siis me proovisime niimoodi, et me sõitsime siis, kui oli tema uneaeg ehk et ta magas, aga kuskil, kui ta 6-kuuseks sai, siis ta hakkas kategooriliselt streikima, ta ei olnud nõus autos magama, ta võis 6 tundi ka üleval olla, peaasi ta magama ei peaks. Et siis me proovisime niimoodi, et ta on just ärganud ja on hea tujuga ja siis sõitsime. Ja praegu nüüd, kus ta on vanemaks saanud, siis mulle tundub, et ta saab aru, et kui me autoga kuhugile lähme, siis tähendab mingisugust seiklust, nii et ta on nõus olema oma turvahällis, lihtsalt talle peab aeg-ajalt mingisugust meelelahutust andma, et selle jaoks on meil hästi töötanud need quiet bookid ja igasugused random asjad, näiteks praegu tal ongi siin Orbiti tops, see talle väga meeldib, siis tal on üks siuke armas raamatuke, see on millegipärast tal lemmikraamat, taluloomad, ma ei tea, kas asi on lihtsalt selles, et need illustratsioonid on nii lihtsad, aga see talle täiega meeldib. Miks su kummikesed kööki on? Sain kook näos endal preili, jah? Opsi! Sa pead selle Janika panna ja jooge minna. Meil on enne tuiduaeg. Kõigepealt lähme tuidu, jah? I was lost till I fell in your eyes. Had me wondering why I feel like home. I hold you close so you're by my side till the end of time before we go. Will you stay with me? Never leave. You walked into my life and I am glad you came, glad you came. Pisikene sai tuitu pandud, jäi väga ilusasti, me oleme siin viimasel ajal põrgatanud, et kas ta on 2 unetüdruk või 1 unetüdruk, et kui me tegime 2 und, siis isegi kui ma piirasin seda, siis teise unne ta väga ei tahtnud jääda ja ööuni oli meil mõnikord nii hilja, et reaalselt kell 11 õhtul jäi väike laps magama,
ei olnud enam väga normaalne ja nüüd me oleme 3 päeva olnud siis ühe une peal ja mulle tundub, et tõepoolest see on see magic sauce, sellepärast et ta jääb väga ilusasti magama, ta on ise terve päev mega happy puppy ja ööunne jääb ilusasti, ööune kvaliteet on palju parem, et ühesõnaga, kuigi mulle tundub, et nagu enne aastat on võib-olla natukene vara, vähemalt kõikide artiklite ja raamatute järgi, mis ma olen lugenud, siis ta ise on meile praegu ikkagi näidanud, et tema tahab nii ja eks ma siis proovin ta ilusasti kuulata. Jane uuris ka, et mis meil siis need ärkveloleku aknad on ja praegu on siis nii, et ta ärkab kuskil 7:38 vahel. Siis ta läheb oma ainsasse unne või ainsasse päevaunne 12:30, magab 2,5 tundi ja siis õhtul 8:30 jääme ööunne. Et selline graafik on meil praegu välja kujunenud ja mulle tundub, et see ilusasti ka toimib. Aga Peika läks käru järele, sest me eile tegime siin tšap-tšarap ehk et puud, mis olid ära surnud, väga siuke pisikene võpsik võtsime maha, et natukene õhku ja ruumi teha siin ülejäänud puudele, taimedele ja täna on siis vaja kõik need asjad ära viia, et õnneks meil Peika vanemad koguvad jaanitulematerjali, nii et saame sinna viia käruga ja siia tekkis nüüd siis siuke ilus suur ala, mis ma arvan, et me teeme istumisalaks. Oleks võib-olla kõige mõistlikum, et panna siia mingid toolikesed, väike lõkkeasekene ja Ellile siia terrassile lähemale ehitada liivakast ja panna kiik, et hetkel tal on kiik seal taga, mis on nagu iseenesest nunnu seal metsa sees. Aga kui ma ise tahan terrassil näiteks päevitada, siis ma eelistaks, et ta on mulle natukene lähemal. Seega teeme talle siia liivakasti ja kiigu. Ja hakkame otsast tegema, et mina proovin samal ajal siin selle kuumaastikuga tegeleda, ehk et võtta ära siit kive, mida on mega palju ja meil on maja ees 20 tonni mulda, mis jääb väheks, meil tuleb 40 tonni veel, et siis kõik siin ära tasandada ja äkki üks hetk saame endale ilusa hooviga, et mis parata, ütleme, et see tööde nimekiri on ikka utoopiline maja puhul ja me proovime mitte liialt stressata. Me plaanime siin veel kaua elada, kui see suvi ei jõua, küll jõuame järgmine suvi. Ehk et tasa ja targu toimetame, kuniks pisikene oma und hõndsalt tudjub. Proovin siis olla asjalik. Eriti nice, Peika käis ja tõi kohe ära ka lauad, mis on vajalikud selle jaoks, et Ellile ehitada liivakastike. I call to the mountains sitting across the bay. Morning comes always steadier than yesterday. Pisikene ärkas üles ja kõige esimese asjana me istusime loomulikult söögilaua taha, sest alati ma kuulen monitorist, kui ta ärkab, siis esimesed sõnad on mämm, nii et siin me oleme. Täna on meil lõunamenüüs ja mämm. Ma teda ei näita, sellepärast, et meil on toas nii palav ja ta on mähku veel. Aga meil on lõunasöögimenüüs siis kala, riis ja salat siis kapsa ja porgandiga ja ta on nii suur kalafänn ja mustikate fänn, et ta võikski neid sööma jääda, see viib meid veel pankrotti, ma ütlen. Aga nii tore on vaadata, kuidas ta ise asjatab ja sööb. Katsetab oma kahvliga ka ilusasti juba. Ja ma mõtlesin, et ma kiirelt vastan ühele küsimusele veel ära, et Kristin ja Marleen uurisid, et mis on meie nii-öelda lemmikud tooted ja praeguses faasis, sest ta on 11-kuune. Ja mul on endiselt kõige lemmikum asi meie vanker. See on siis Easy Walker Harvey Premium 5, lihtsalt mega vanker. Ja teine asi, mis on mu lemmik on, tahad veel kala? Paneme veel kala sulle. Teine asi, mis on kindlasti lemmik on need monitorid, ehk siis meil on Brittoni monitorid, aku on kogu aeg täis, levi on mega hea ja võib-olla üks toode, mis on... Jaa, mämm teed, sina sööd, jah. Ja võib-olla üks toode, mis on nagu pisikese enda lemmik, on The Little Dutch jalgratas, mis on siuke 4-in-1.
kus ma siis hetkel saan teda ise lükata, aga mingi hetk saab ta siis jooksuratuna seda kasutada ja nii edasi, et ta kogu aeg, see on meil külaliste toas seisab, siis ta kogu aeg läheb, kõnnib sinna, näitab, et ta läheb sisse ja siis me peame jalutama minema, et ta on selline tüdruk, kellel toas otseselt olla ei meeldi, olgu õues vihm või tulgu mingit rahet, me peame sinna minema. Aga praegu me sööme kiirelt ära, pakime oma asjad ära ja pisikene läheb vanema juurde paariks tunniks mängima, sest nägid viimati esmaspäeval. Laps ei saa veel vanema juurde minna, on enne vaja kodutööd ära teha. Pesuga sööma panna. Aitäh. Nõud. Aitäh. Väga tubli oled. Sinust on nii palju abi. Sööja tema kotiga. Tubli oled. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. We've got time to waste, let's waste it right. Ja me oleme tagasi töötandril. Veika läks just terve hunniku okstega ja mina tõmban kohe kindad kätte ja hakkan kive kokku korjama. Mul on siuke tunne, et neid on siin hoovis mingi 6 miljon tükki, sest ükstapuha kui palju ma neid kokku ei korjaks, on ikka veel neid nii palju. Aga ma tean, et see on ainult illusioon, sest päris elus neid jääb vähemaks iga kord, kui ma ühe üles võtan. Nüüd ma pean lihtsalt välja mõtlema, et mis ma nendega teen, et nii palju kivittaimlaid nüüd hoovi ka ei tee. Ja suurtest me teeme jah, siuksed rajad, aga just siuksed väikse ja keskmise suurusega kivid, nii et kui teil on mingisuguseid näpunäiteid, võite kommentaarides teada anda, aga enne kui ma hakkan siin kive edasi korjama, siis ma mõtlesin, et ma vastan veel Merilini küsimusele ja see oli, et mis on minu jaoks kõige suurem väljakutse olnud seoses emadusega. Ja ma arvan, et see on olnud siuke enda sisetunde kuulamine ja arusaamine, et iga laps ja iga ema ja iga peredünaamika on erinev ja see, mis võib olla õpikus nii-öelda see kõige parem teooria, ei pruugi tegelikult meile sobituda, mis on minu jaoks hästi siuke error, sest mulle meeldib asju teha korrektselt. Aga jah, et kuulata iseennast ja selle järgi siis teha otsuseid, et mitte ainult uurimustööde ja praktikute ja doktorikraadiga inimeste nii-öelda know-how järgi, vaid päriselt kuulata ennast, oma last, oma pere ja selle järgi otsuseid teha. See on minu jaoks kõige suurem väljakutse olnud. Aiatöödega oleme ühel pool, pesus on käidud ja nüüd on aeg Ellile järgi minna ja ma kiirelt vastan veel ühele küsimusele. Karmen tahtis teada, et kas meil on ka vahel raske või ongi kõik nii perfektne, nagu sotsiaalmeedias tundub. Ja ma pean ütlema, et meil oli kõige raskem kohe kindlasti alguses. Siis, kui ta oli intensiivis paar ööd ja päeva, siis, kui me jändasime sellega, et teda rinnale endale saada, et siis oli minu jaoks vaimselt väga keeruline. Aga mida aeg edasi on läinud, seda lihtsamaks on kõik see läinud. Ühelt poolt sellepärast, et meil on endal mingisugused rutiinid ja rütmid tekkinud ja me oleme Peikaga väga head partnerid. Toetame üksteist, et kui üks on väsinud, siis teine steppinib ja nii edasi. Plus Elli on pigem lihtne laps ja meil on terve küla, kes meid päriselt aitab, et Elli mõlemad vanavanemad on väga hands-on, minu sõbrannad on väga abivalmid alati, et ma arvan, et emadus ilma külata on kordades raskem, nii et ma olen meeletult tänulik, et meil see olemas on. Ja see ei tähenda muidugi seda, et mul ei oleks raskeid hetki, et ikka tuleb ette neid päevi, kus on niimoodi, et sa ei ole saanud öösel magada, sest tuli mingi hammas või oli nohu või mis iganes muud, mis tähendab, et sa oled juba defitsiidis ja siis, kui päeval ka asjad ei lähe nii, nagu sa tahad, me siin pidime üks esmaspäev vihmaga koju jalutama tund aega, siis ma pillisin Coca-Cola maha ja see pritsis igale poole, terve isik oli seda täis. Sellistel päevadel ikka on nagu see, kus sa oled mingi, miks? Aga ma saan aru, et see on täpselt see, et Peika tuleb koju, annab mulle 10 minutit, toob mu lemmiku šokolaadi mulle ja ma saan aru, et okei,
this too shall pass, et need on nii väiksed mured, need on nii väiksed asjad, aga jaa, ikka vahel nii-öelda enda perspektiivist on korraks raske, aga ma teadvustan väga hästi, et meil on ikkagi võrdlemisi kerge see lapsevanemlus hetkel olnud. Aga jah, sotsiaalmeedia on alati ikkagi see, et see on nii väike osa päevast, mida sa näitad, et kogu pilti on väga raske hoomata. Aga jah, ühesõnaga, see vastus ka veel siia ja lähme võtame nüüd Ellikese vanavanemate juurest peale. Jah, spetsiaalne kohe. Sweet laugh, big heart. You smile that can light up the dark. Või noh, Jaanalind. Paabulind. Strong faith, close family. Jaa. Meil on siin mära ja meil on siin parss. When I met you, something changed in me. I'm better Mis seal with teki all on? than I'll ever be. Kaisukad on. 'Cause when you walk into a room, life gets a little sweeter. When I look at you, I see a little clearer. Through the years and never change, we'll put up a fight. 'Cause you're my love, my everything. You are my light. You are my light. You are my light. Appi kui mõnus, õues on nii sossu veel, kell on 8 läbi natukene. Ma panin just pisikese tuttu ja tavaliselt ma keeraksin ennast kerra tema kõrvale, jääksin magama, sest kunagi ei tea, milline öö meil tuleb ja ma tahan saada võimalikult palju unetunde. Aga kuna ma olen endale lubanud, et ma kuni septembrini vähemalt teen 4 korda nädalas trenni ja mul on see nädal ainult 2 korda tehtud ja täna on laupäev, siis do the math, ma pean minema tegema oma jooksutrenni ära ja ma mõtlesin, et enne kui ma stardin, siis ma vastan paarile küsimusele ka, mis on siis unedega seotud, et üks oli see, et kas meil on unerutiin ja meil niisugust konkreetset rutiini vist ei ole, et meil on see, et me proovime pigem lugeda õhtupoole enne magama mineku aega, et ei mängi niisuguseid aktiivseid mänge, siis me loeme raamatut enne kui me tuttu jääme ja ongi rind, raamat ja tuttu jäämine, et meil tegelikult niisugust pikemat rutiini otseselt ei ole. Ja mis küsimus veel? Küsimus oli veel selle kohta, et kas ta magab öö läbi meil. Ma ei tea, kas seda saab nimetada öö läbi magamiseks, et kui on meil see hea periood, kus ei tule ühtegi hammast, ei ole haigust kallal, ei ole mingit arenguhüpet toimumas, siis ta magab meil niimoodi, et ta 1-2 korda öösel niheleb ja otsib lähedust, et kuna ta magab meie kaisus, siis ilmselgelt ma ärkan selle peale ülesse. Nii et justkui ei ole terve ööuni, aga samas ei ole nagu seda, et ma peaksin voodist püssida jõusma, kussutama teda, et magama saada, et sellist asja meil nagu ei ole. Et need on ainult siis, kui ta on tõbine või tõepoolest mingi arenguhüpe on. Et siis paraku on ikkagi seda, et tuleb natukene rohkem teda aidata, kas siis jalutades või siis kussutades. Et selline see elukene on, mulle Peika ema ütles, et esimene eluaasta lapsel ongi unedega siuke Ameerika mäed ja nii on.
Nii, proovime puhkuse lõigu ajal teha 2 kiiret küsimust. Esimene oli, et kas ma ei kartnud, et mulle ei meeldi mu keha pärast sünnitust ja ma isegi ei tulnud selle peale. Ma olen 30-ndates, ma olen oma kehaga ammu rahu teinud, ma olen olnud ülekaaluline, ma olen olnud mega fit ja tegelikult need asjad minu jaoks ei ole üldse olulised. Põhiline on see, et mu keha on terve, mu keha on tugev, nii et mulle mu keha meeldib igas konditsioonis ja täna meeldib ta mulle ekstra, sest nagu ma kasvatasin oma kehas inimese ja tõin ta siia maailma nagu mind freaking blown, kuidas me suudame sükest asja teha, ehk et mulle väga meeldib mu keha ja ma loodan, et teistele naistele täpselt samamoodi. Ja siis küsiti, et kuidas värske emana ennast endiselt naisena tunda ja paarisuhet hoida ja Papside podcastis öeldi, et esimene aasta, kui laps on sündinud, on tegelikult suuresti suhe mehe kanda ja ma natukene nõustun sellega, sest ema nii-öelda põhiressurss läheb ikkagi lapse peale, eriti kui me imetame ja on oluline, et mees annaks naisele siis seda aega, et ta saaks tunda ennast naisena, et mina olen meeletult tänulik, et minu Peika hoolitses alati selle eest, et mul oleks aega minna sõbrannadega välja, siiamaani hoolitseb, et oleks aega trenni teha, minna küüntesse, mis iganes tekitab minust selle tunde, et ma ei ole ainult ema, ma olen ka naine ja ma arvan, et kui su partner sulle seda võimaldab ja kui sul on veel küla, kes aitab sul aeg-ajalt käia date'idel, siis tegelikult on täiesti võimalik nii, et sa ei kaota ennast naisena ja paarisuhe püsib, aga see kindlasti ei ole lihtne, et see nõuab meeskonnatööd. Mõlemad osapooled peavad olema valmis sellel perioodil natukene rohkem panustama. Ja ongi päev läbi saanud, kell on juba 9, nii et mul on aeg pisikese kõrvale tuttu pugeda ja ma tean, minu jaoks on ka see weird, et kell 9 ma lähen juba magama, aga it's a thing now, ma olen ühtlasi ka hommikuinimene. Keegi jagas mulle meemi, et emad on hommikuinimesed täpselt sama palju kui need, kes karu eest ära jooksevad, on jooksjad. Ehk et kui ma saaks, ma magaks 10, ma läheks magama kell 12, ma olen alati olnud siuke ööloom pigem, aga hetkel on meil elufaas selline, seega ma 9-st poen tuttu ja ma ei jõudnud kõikidele küsimustele vastata, aga ma proovin rohkem emadusest rääkida siin kanalil ka ja mingitele küsimustele vastasin ka Instas, et seal võib silma peal hoida, proovin sinna ka rohkem seda vahetut sisu jagada, et vlogidega paraku on praegu nii, et kuna pisike magab ainult 2 tundi päevas ja ma proovin alati olla nii-öelda aktiivselt temaga, siis kui ta ärkvel on, siis on natukene keerulisem neid videosid teha. Aga ma tahan teha sellepärast, et see, kui kiiresti see neiu areneb, on ulme ja ma tahan neid mälestusi, nii et ma proovin kaamerat rohkem välja võtta, emadusest rohkem rääkida, Instas saate rohkem jälgida ja suur-suur aitäh kõigile teile küsimuste eest ja üldse te viitsite videosid vaadata, see on nii armas teist ja ikkagi aeg-ajalt küsida, et kus videod on, et ühesõnaga, te olete ägedad ja ma loodan, et teil on imeline päev täna ja näeme järgmine video juba. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.